antud detailplaneeringu kehtestamisega meie sellega lõpetame. Ma ei oska öelda, küsimus on väga keeruline. Meie juba lõpetame selle ideega ehitada seal lasteaeda. Ma sain aru õigesti, lihtsalt jah või ei? Jah. Okei, aitäh. Öelge palun, palju maksab ja kes maksab see detailplaneeringu koostamise eest? IFI vald ise koostab või tellitud? Nii, ma kordan, mis ma just eelnevalt ütlesin, et huvitatud isikuga sõlmiti 18. veebruar 25 haldusleping detailplaneeringu siis kõikide kulude hüvitamiseks. Ja huvitatud isik tulita meelde. Ja kes on huvitatud isik? Huvitatud isik on siis Ida-Virumaa, ta on IVIA, Ida-Virumaa arenguagentuur. Ja viimane küsimus. Kas ma õigesti sain aru, antud aktiga kehtestatakse detailplaneeringu ja see tähendab seda, et sihtotstarve muudetakse elumaaks, transpordimaaks ja nii edasi. Siis rohkem selle kinnistu sihtotstarvega, mis oli seotud laste ehitamisega, juba kõik lõpetatakse. Siis tagapidi ei saa üldse. Lihtsalt praegu see kinnistu on selleks, et lasteaeda me võiksime seal ehitada. Antud detailplaneeringu kehtestamisega meie sellega lõpetame. Ma ei oska öelda, küsimus on väga keeruline. Okei, ma veel kord ütlen. Ei oska kuidagi, nüüd on sellele vastata, et vaadake, siin on planeeringu lahendus on teil siin ees ja selle lahendusega siiamaale on kõik nagu olnud kooskõlas. Teie olete selle planeeringu lahenduse vastu võtnud, avaliku väljapaneku korraldus või toimetus on tehtud ühtegi vastu. Küsimus oli selline, et varem oli see kinnistu sihtotstarvega, et seal me võiksime, IFI vald võiks ehitada seal lasteaeda. See on planeeritud 2018. aastal. Täna seisuga antud detailplaneeringu kehtestamisega me juba lõpetame selle ideega ehitada seal lasteaeda. Ma sain aru õigesti, lihtsalt jah või ei? Jah. Okei, aitäh. Austatud volikogu liikmed, austatud volikogu esimees, mina võtaksin sõna ja siis tahtsin rääkida sellest, et ja tuletada meelde meie saadikutele, volikogu liikmetele, et täna te hääletate selle eest, nagu ma küsisin eelnõu kaitsja käest, et selle ideega, et see ideega, mis tekkis ja sündis juba 12 aastat tagasi, et me ehitame seal lasteaeda, me lõpetame sellega ja siis antud eelnõu või õigusakti või detailplaneeringu kehtestamisega teie antud ideega lõpetate. Mina selle pärast küsisin, kas jah või ei. Aga ma lihtsalt tulitan meelde, millest ma rääkisin 2 aastat tagasi. Ja ma rääkisin siin istungi tasandil sellest ja esitasin isegi vallavanemale arupärimise alusel ma küsisin, kas tegelikult meil on vajadus puudub, et meil on kõik meie lapsed, ihvikad on kohad, on neile ja siis nad ei sõida kuhugi Kohtla-Järvele või mujale oma vanematega ja sellepärast, et IFI saab pakkuda neile kohta lasteaias. Omal ajal 2 aastat tagasi vallavanem Maris Toomil ütles mulle, et ära räägi, meil on kõik tipp-topp, 17, ma olen hästi, 17 kohti olemas, kui on vaja, siis võtame ja kõik on hästi. Minu andmetel tol ajal ma rääkisin sellest, et 100 kohti oli kuidagi, vajadus oli. Ta ütles, et 17 plussis, aga aasta tagasi siis ERRK sellest rääkis, et kui üks meie IFI elanik Hälis Värimäe Rõmmu kooli asutaja hakkas räägima sellest, et äkki ehitame lasteaeda Montessori, siis sama vallavanem, kes 2 aastat tagasi rääkis, et meil on kõik on hästi, sama vallavanem Maris Toomil juba rääkis ERR-is, et tegelikult probleemid lasteaias kohtadega olemas. Selle kohta ma hiljem esitan videot selle ERR-i poolt filmitud. Ja siis mul on samamoodi küsimus, mitte samamoodi, samuti küsimus, et teie võtate tänaseisuga vastutuse selle eest, et rohkem meil on seal lasteaeda ei ole. Ja
mul on väike palve, võtke arvesse, kui te hääletate, et neid jälgid, kui te hääletate. See ei ole salajane toiming, see on avalik toiming. Ja kui edaspidi kuskil see internetis keegi kuskil paistab screenshot, ärge muretsege. See ei ole salane informatsioon, lihtsalt mulle kord räägiti, et kuidagi see ei ole normaalne, kui minu hääletamistulemus kuskil väljas. Ei, see on iga inimene IFis, Ida-Virumaal ja Eestis peab olema kursis, kuidas te hääletasite. Kokkuvõtteks, mina pakun hääletada vastu, sellepärast, et vajadus on, et lasteaias kohti meil ei ole, nii palju nagu meil vajadus on. Aga korterelamud meil on ehitatakse kontserdimaja juures, Pargi tänaval. Sellepärast ma ei näe, et meil vajadus on, et korterid siin nii palju ja siis töötajad nii palju siin olemas. Aitäh! Vastu hääletasid Jevgeni Pedenetsas, Aleksei Naumkis ja Marcel Kuski, erapooletud sai Arkadia Paljutsa, ülejäänud volikogu liikmed 14 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu.